tere tulemast, skorpionid, siin on teie maikuu ülevaade, seekord pisut teistsugune, kuna ka ajad on pisut teistsugused, ehk et kuskil aprilli keskel kuni 10. maini oleme me praegu ajas ja hetkes, kus asjad liiguvad väga kiiresti, suured muutused toimuvad või arusaamised, mille läbi muutused saavad toimida või toimuda ning mis peamine, praegu on meil kõige lihtsam neid muutusi luua ja seetõttu ma valisin võtta kaardid 2 kaardipakist, mis tähendab siis seda, et esimesena on siis sõnum või soovitus või teadmine meie kaitsjatelt, meie teejuhtidelt, meie inglitelt, kuidas iganes te neid nimetate, selleks, et kiiremini edasi saada, et mõista, mida peaks praegusel hetkel teadma. Nii. Ei saa neid siia kaamerasse kuidagi ilusti. Nii et näha ka on. Sedasi, mida te praegu peaksite teadma, on töö. Ehk siis praegusel hetkel, kas teil tekib võimalus vahetada töökohta selliseks, milliseks teie olete soovinud või luua midagi täiesti enda oma, aga sellelt teelt või uuelt alguselt või selle nii-öelda väga suurelt edult hoiate te ennast tagasi ise. Ehk siis siin on nii kenasti näha see, mismoodi see tagasihoidmine käib. Laske need sõrmed lahti, tõmmake see niidikene või paelakene puruks, tehke oma käed lahti, ehk siis te arvate, et teie käed on seotud just nagu või te ei saa või ei peaks või mis iganes. Ei, just peate, just saate. Praegu just ongi see koht, kus te peate ja saategi. Soovite te siis midagi muuta, midagi uut alustada, töökohta vahetada või siis ametikõrgendust, mis iganes. Edasi liikumine, lati kõrgemale tõstmine, see on siin teie hetk. Praegu ja nüüd, ehk siis siin ei ole see koht, kus te peaksite mõtlema, et ma ei tea, ma ootan veel ei, see hetk saab läbi teie jaoks ja kes teab, millal uus võimalus tuleb ja kas tulebki või kui tuleb, kas tuleb sama vääriline. Praegu on väga-väga vääriline see võimalus. Töö millegi kallal ei pruugi tähendada füüsilist tööd, ei pruugi tähendada nii-öelda meie ametit või siis see võib ka olla töösuhte kallal. Mõelge, mille kallal te olete tööd teinud või vaeva näinud või mille nimel te olete just nagu arenenud, tõstnud ja kasvatanud, siis selle poole peaksite te praegu minema. Mis on see peamine asi, mille poole te olete töötanud või unistanud? Nüüd on alguse koht, nüüd on see koht, kus te peate liigutama, muutma, tegema. Tehke oma käed lahti, tõstke üles ja andke minna. Ehk siis see vabanemise hetk peab toimuma praegu. Või nagu Tammsaare ütles, tee tööd, siis tuleb ka armastus. Samas öeldakse, et tee tööd, siis seda armastust ei tulegi. Ehk siis kuhu te oma väe olete suunanud. Sealt teile ka antakse. Nii. Ja
siin on siis teile nii-öelda lisakinnitus selle kohta. Ma pigem nüüd juba kaldun arvama, et see võib olla suhetega seotud või siis sõpruse või sellisega, kuna siit need toetavad kaardid näitavad seda, et on võimalust uue nii-öelda suhte alguseks, aga sellisel juhul lõpetage see vana suhe siis õiglaselt, palun. Kõikide poolte vastu. Võib-olla ongi see, mis teie käsi on kinni hoidnud, aga kas te olete sellest kinni hoides enda vastu õiglane? Teie olete ka üks osapool sellest, nagu ma ütlesin, õiglane kõikide osapoolte vastu. Et kas siin on ikkagi õiglus või oleme me mugavustsoonis ja lihtsalt mõtleme, et äkki see läheb ise ära? Ei, see ei lähe ise ära. Praegu on teie võimalus midagi muuta ja selliselt, et te saate tegelikult ka nautida midagi, mis on väärt teie jaoks. Mitte lihtsalt selline, et on kah. Ehk siis, ja kui ma räägin suhetest, ma ei räägi tingimata armastussuhetest. Need võivad olla sõbrad, need võivad olla kes iganes. Mingi asi tuleb teil uuele tasandile. Töösuhted, suhted töökaaslastega. Mõelge, te teate täpselt, kus teie nii-öelda see koht on, mida te olete tahtnud muuta, ehitada ja parandada, siis arvates, et teie käed on seotud või et just nagu teil ei ole võimalus või te ei peaks seda tegema. Kui te endale see juures liiga teete, siis ei ole midagi muud öelda, kes on süüdi ise. Ehk siis kes saab muuta, samamoodi ise. Nii et muutuste aeg, kallid skorpionid, teeme ära. Aitäh ja olge hoitud!